Expressions. Ehte gurmaanide lemmikpäev. Tere, armas vaataja! Sinu ees on jälle saade Naudime elu. Täna, nagu ikka, me naudime elu, uhkame. Põhiliselt teeme seda Pärnu kandis, aga oma tänaseid seiklusi me alustame ühes väga ilusas kohas. Nimelt sügis on käes, veed on läinud jahedaks. See tähendab seda, et aktiivne harrastus kalapüügihooaeg on alanud ja selle puhul me tulimegi harrastuskalastajate mekasse, et vaadata, mida kõike siin teha saab. Mida kõike saab teha siin Fishing Village'is? Fishing Village'is ehk siis Kaluri külas saab teha, nagu nimi ütleb, siis erinevaid tegevusi kalastusega. Alustades sellest, et meil on võimalik panna korraga jõe peale või merele üle 50 inimese. Meil on 12 mootorpaati. Meil on jõelaav Johanna, mis on ehitatud 1936. aastal, selline raudlaev, millega saab siis lõbusõite teha. Ja meie agenda on siis propageerida harrastuskalapüüki, kõike selle juurde kuuluvat, et tulete siia, saate omale paadi, saate meie poolt kogu varustuse ja saate ka kaasa giidi, kes on siis professionaalne kohalik kalamees, kes oskab siis teile õpetada selgeks kogu selle kalapüügi ja samuti näitab ära kõik paremad kohad, kus kohas kala püüda. Siis on võimalik siit forellitiigist kindlasti kala kätte saada ja peale siis kalapüügireisi tavaliselt me teeme siis kalasuppi, räägime juttu, on siis kokkuvõte. Kas siin saab ööbida ka? Ja Kaluri külas on võimalik kuni 50 inimesel samuti on majutus. Meil on olemas paadimaja, kuhu läheb siis 7 inimest, mis on siis selline korralik maja, pluss siis kämpingud ja siis selle aasta ilmselt paljudele juba tuntud glamping, ehk siis suured sellised kuni 7 inimesele luksustelgid, kus on siis terrass, täis voovutid, soojustus, kõik selline asi. Ja need asuvad siis jõe kaldal, ilusti ägeda vaatega on võimalik majutada. Me oleme nüüd 2 aastat oleme korraldanud jaanipäeva, mis on väga populaarne olnud ja samuti me teeme siis väiksemaid kontserte, oleme siin korraldanud, nagu näete, see hall siin on ka sellel kevadel ehitatud lahendus, millele me saime just uksed ette siin nädal aega tagasi. Me korraldame nii eraisikule kui ka firmale siis selliseid aktiivse formaadis suvepäevi, ehk siis nad tulevad siia oma firmaga, me teeme neile kalapüügivõistluse, suurima kalapüüdmine, mis iganes, samuti lisategevused ja siis õhtune tegevus siin Kaluri külas. Lisaks sellele on siis meil avalikud üritused, jaanipäev, ka merepäevad, mida me teist aastat korraldame. Nüüd kindlasti läheme ka sellega edasi, et ajame seda kohaliku aktiivse puhkuse elu siin Kaluri külas. Mina teen kõigepealt ühe mõnusa puhkuse vesivoodil ja siis ma jätkan ühe väga põneva saunakeskuse uurimisega. Ma vaatan, et siin sinu selja taga on üks väga mõnus suur spa ja saunakompleks. Kui mitu sauna siin on? Siin saunakeskuses Viking Saagas on kokku veekeskuses sees on 6 sauna ja üks üllatussaun on meil veel üleval veekeskuse katuseaias, iglusaun. Seda on kokku päris palju ju. Mida see iglusaun tähendab? Ta on selline iglu stiilis saun, kus on siis tegelikult elektrikeris küll, aga ta on just see moment, mis inimestele meeldib, et nad saavad korraks õue värske õhu kätte ja seal siis selle katusaia peal liikuda. Ja basseine tundub siin ka palju olevat? Ja, no meil on siin erinevad mullibasseinid. Kõige suurem ja kõige mõnusam koht on nähtavasti meie suur bassein, kus me oleme rõhku pannud, et oleks hästi palju sellist mulli, lõõgastumisvõimalust. Siin on erinevad sellised krotid selles basseinis, kus on ka massaaži
tüüsid ja meie algne idee oli pakkuda sellist lõõgastust, rahu, hästi palju mulli, hästi palju vedelemist, logelemist, et me sportbasseini ei teinud. Olgem ausad, et eestlased teavad meid eelkõige selle veekeskuse järgi. Viking Saga on juba päris tuntud Eestis, ta on teistsugune, nagu te ka ise näete, aga eestlased armastavad meil lõõgastavaid protseduure. Massaaž on kindlasti meie protseduuridest kohal number 1, mida hästi palju juurde ostetakse, iluprotseduurid ja kõik sellised lõõgastavad protseduurid. Et kahjuks ta nii on, et meie kohalikul elanikkonnal ei ole nii palju aega, et tulla nautima meie pikki ravipakette, kuigi see oleks meie ülim eesmärk, mida pakkuda. Meil on viimase 5 aasta jooksul eestlaste osakaal väga tugevasti tõusnud. Seda jällegi muidugi eeskätt tänu meie sellele veekeskusele, et tihtipeale näiteks tullakse üheks ööks nädala lõpus, võetakse majutus, veekeskus ja ongi selline väike minipuhkus. Eestlased on meil täiesti kohal number 2 sihtrühmana. Ja nüüd me hakkame rääkima kamast. Aga mitte tavalisest kamast, vaid sellistest huvitavatest kamasegudest, mille enamik toorainest pärineb Lõuna-Eesti maheettevõtetelt. Bodyfood on siis rikastatud rukkikama, mida on rikastatud erinevate pähklite, seemnete, marjade ja ravimtaimedega. Ja valikus on 6 erinevat toodet, mis on siis vastavalt kallutatud, kas on vaja energiat lisada või seedimist korrastada või siis sportlastele on mõned tooted, mis on kas siis lisatud proteiiniga või loodusliku väävliga, mis aitavad lihastel taastuda ja lõdvestuda pärast treeningperioodi. See ongi siis kauakestvad süsivesikuid on seal sees ehk rukkikamale lisatud kaera ja tatart, et kõht oleks kaua täis ja süsivesikud kaua imenduks kehasse. Ja siis erinevaid vitamiiniallikaid ravimtaimedest ja marjadest ja energiaallikaid tumedast šokolaadist, kakaost, pähklitest, näiteks mustsõstrast, ingverist. Siis valmistame täna smuuti retseptiga. Paneme mõned kiivid, spinaatit natukene, blendrisse ja vett ja banaani. Segame kõik kokku ja siis lisame hiljem smuutile paastupulbrit. Mis siis kõige paremad retseptid nendega on? No väga hea on segada neid keefiri ja petiga, et saada ka aminohappeid smuuti sisse. Siis võib veel magustoidu peale panna, näiteks kohupiima peale või hommikupudru peale. Retseptide autor on minu isa Ain Põder, kes on Eesti Tõsteliidu president ja ta nägi, kuidas trenni tulid paljud trennipoisid, kellel olid kaasas hunnik erinevaid vitamiine ja lisatoite, mida nad ei teadnud, mida nad tegelikult tarbivad. Ja siis ta soovis neile luua sellist head toitu, kus saab ka vitamiini ja lisaallikaid. Nii, palun, ma annan sulle selle proovimiseks. Aitäh! Hästi väga maitsev, selline kama maitse on. Smuuti ja kama koos. Huvitav. Aga kui on soovi näiteks kaalu langetada, kas siis võib ka sellest abi olla? Jaa, meil on üks toode, mille toote nimi on Baast. See nüüd ei tähenda seda, et hommikust õhtuni ainult süüa rikastatud rukkikama, vaid see tähendab seda, et see on heaks abimeheks kaalu korrastamisel, sest toode sisaldab lisaks siis rukkikamale ka kaeraid. Lisaks siis sellele on veel sinna lisatud seedimise elavdajaid nagu hapukapsas, punane peet ja kõrvitsaseemneid ja palju vitamiiniallikaid, näiteks männikasvupulber, kasekasnapulber, õietolm, põdrakanep ja nõges. Ja kui sa soovid nüüd ka Bodyfoodi tooteid maitsta, siis mine nüüd Facebooki lehele, seal on üks küsimus ja see küsimus nimelt on, et millised tooted on Bodyfoodil üldse olemas. Neid on 6 erinevat, millised need on. Ja kui sa sellele küsimusele õigesti vastad, siis on sul võimalik võita 2 vabalt valitud Bodyfoodi toodet. Mina olen leidnud Noblessnerist nüüd midagi sellist, mida ma ei ole mitte kusagil mujal varem näinud. Nimelt on siin väga huvitavad maalkellad. Kuidas need jänesed sinuni jõudsid? Jänesed jõudsid minuni aastal 2013. Tegin oma esimese jänese, ise ka ei teadnud, miks.
ja siis ma hakkasin uurima, et mis see jänesekujund üldiselt visuaalkultuuris endast tähendab. Jänes on tegelikult kunstist alates juba vanadest roomlastest, kes pidasid jänest näiteks viljakuse sümboliks. Ja saan aru, et maalimist sa oled päris kaua õppinud? Jah, ma alustasin õpinguid juba 10-aastaselt, läksin Tartu lastekunstikooli, edasi sealt läksin Tartu kunstikooli, 4 aastat väljaõpet ja Tartu kõrgemas kunstikoolis ka 4 aastat. Et kõrgemas kunstikoolis ma õppisingi maalingute osakonnas disaini suunal. Et siis ma võin nimetada oma maale ka maalidisainiks. Et üks mu hea õppejõud ütles, et kui sa just ekspressiivselt ei viska näiteks värvi või ei maali natuurist, vaid komponeerid, teed mingi kompositsioon ja mõtled väljakujundeid, siis see on juba maalidisain. Kuna nad on niivõrd dekoratiivsed, siis ma saan need taandada ka teistele toodetele, näiteks nagu käsitöökunst, näiteks ka teen kruuse ning lisaks hakkasin nüüd tegema ka väiksemaid lõuendiprinte. Originaalmaalid on rohkem kunstikoguja sihtgrupile, aga siis väiksemad prindid oleks siis ka tavakasutajale kättesaadavad. Ma saan aru, et kõige erilisemad esemed siin praegu on siis need kellmaalid või maalkellad. Jah, just nimelt. Olen kuulnud, et teised inimesed on mulle rääkinud, et ei ole kuskil neid näinud. Ma mõtlesin huvitav küll, et justkui lihtne asi, et maal ja kell. Ning avastasin, et ongi ainulaadsed, et on olemas näiteks lõuendiprindid, kust on kellaseir läbi löödud või tsifferplaadid ära maalitud või kuskil tõesti lõuendis võib olla kell, aga dekoratiivse elemendina kuskil mingi looduspilt all või nii. Neid võib näha Plessneri sadamalinnakus aadressil Peetri 11, Elustiili salongis, Föön, kus on lisaks minu kunstile saab ka nautida iluteenuseid ja fotograafiakunsti näiteks. Nii, loodetavasti teil oli senini väga põnev. Me läheme nüüd väikesele pausile, aga kindlasti tuleb pärast pausi tagasi, sellepärast et nagu ikka, meid ootab väga palju toredaid asju veel ees. Expressions. Ehte gurmaanide lemmikpäev. Ei saa nautida elu, kui tervis ei ole korras ja kindlasti ei saa nautida elu, kui hammaste tervis ei ole korras. Ja sellepärast me järgmiseks räägimegi hambaravist. Kas hambaarsti juurde peaks inimene pöörduma alles siis, kui hammas valutab? No kindlasti mitte. Hambaarsti juurde me pöördume, kui meil on vaja diagnostikat teha, et kui on vaja kontrollida hambad, otsida auke ja kindlasti kui on hambavalu, siis on juba suur häda. Kui tihti peaks hambaarsti juures käima? No ütleme, ma soovitaks kord aastas, aga vahepeal osa patsiendidele soovitame ikka 2 korda aastas või isegi tihedam. Kas teie juures saab siin tavalist hambaravi või on midagi ka erilist? No ütleme, meie nagu ettevõtte pakub sellist individuaallahendamist ja me suhtume iga patsiendile individuaalselt. Et näiteks ma võiks oma telefoni võtta ja mul on kõik patsiendi nagu numbrid ja e-mailid seal. See tähendab, et juhul, kui sul on mingi probleem või äkiline hambavalu nädalavahetusel või ükskõik millal, sa saad helistada. Patsiendidel on erinevad hädad ja probleemid. Ütleme, meie patsiendid on sellised, kellel on suured probleemid. Nad tulevad kas täitsa hambad puuduvad või osa hampadest nagu puudub. Aga siis lahendamine individuaalne, see tähendab, et me kõigepealt võtame, istume, arutleme, otsime õiget teed, kuidas seda probleemi lahendada. Meie juures saate täis lahendust implantaatidest kroonideni. Kui kiiresti kroon valmis saab? No tegelikult see on meie suur nagu äss, et me saame kroonid tehtud 1 või 2 päevaga. Kujutame ette, et patsient tuli täna, me võtsime jäljendi ja siis kas kohe täna õhtupoolikul või maksimaalselt homme hommikul kroonid saame proovida ja juba panna suhu.
see on selline nagu chairside nagu ravi, see tähendab, et kroonid tehakse kiiresti ja samas ruumis. Eelmisel nädalal me juba korra käisime Pärnus Port Arturi kaubamajas. Täna me tulime siia tagasi selleks, et tutvuda Pärnu naiste kootud imeilusate kudumitega. Kust tulevad need ilusad kudumid ja kuidas need valmivad? Kõik see, mis te siin näete, see tuleb Pärnust ja meil on niisugune väike kudumistöökoda, kus siis naised koovad käsimasinatel ja õmbleme siin valmis. Nii et täpselt see, mis te siin näete, on kõik Pärnu toodang. Tegelikult oleme me 20 aastat Eestist välja müünud. Et Eestisse tulime selle brändiga alles mingi väike aasta tagasi. Kust tuleb inspiratsioon nendeks ilusateks kujunditeks? No minuga on nüüd selline lugu, et mul on need mustrid kogu aeg peas ja nad lihtsalt jooksevad mul sinna õigesse mustrisse. Et siin poes te näete 2 kollektsiooni, et üks on Minu Eesti, mis on siis meie Eesti mustrite baasil ja mis tegelikult oli see, millega ma kunagi alustasin, kui ma 20 aastat tagasi hakkasin tegema. Siis olid põhiliselt Eesti 8 kannad ja Eesti mustrid, mis seal ringi jooksid. Aga järjest hakkas siis juurde tulema lehed, liblikad, lilled on minu lemmikteema. Ja nüüd on teise kollektsiooni nimi Loodusmaagia. Ja ma näen need mustreid igal pool, et kui ma jalutan, siis ma näen mustreid. Vihma sajab, mul tekivad mingisugused pildid, siis ma ruttu visandan ja kui ma hakkan kollektsiooni tegema, siis tegelikult ma korjan kõik need visandid ülesse ja siis on lihtsalt valiku küsimus, mis on alati kõige raskem. Kuidas sa üldse kudumiseni jõudsid? Noh, see on niisugune tore lugu, et ma olen alati joonistanud ja siis ma hakkasin kuduma. Ja mõtetega oli niisugune lugu, et mõtteid oli hästi palju. Ja liiga palju oli ja siis vardad ei jõudnud järgi ja siis ma kudusin kodus ja siis ma kudusin rongis ja siis ma kudusin bussis ja tunnis koolis ja kogu aeg see hunnik kasvas, mida ma kududa tahaksin, aga käed ei jõudnud järgi. Ja siis isa ostis mulle kudumismasina. Milline naine neid kampsuneid kannab? No mina arvan, et neid kampsuneid kannab see naine, kes julgeb erineda, sest need ei ole, nagu te näete, väga halli hiire kampsunid. Et ma armastan värve ja naine, kes julgeb olla natukene tähelepanu keskpunktis ja kes julgeb tunda seda tunnet, et ta on kaunis ja teda vaadatakse. Selline naine, iseseisev naine, õnnelik naine. Nagu näha, siis mina olen saanud endale ühe kauni lillepärjakese pähe. Nimelt meil on siin selline väike näidispidu. Reti peokorraldus annab siis igale naissoost peokülalisele sellise kauni lillepärjakese alati, kui nemad korraldavad pidu. Me teeme kõike peale matuste. Matused ei ole küll pidu, aga me püüame kõike teha. Toit, meelelahutus, klient ise valib, mida ta tahab, kus kohas meie muretseme selle koha, kus kõik on see mõis või sohu või kus iganes, inimestel on erinevad ju tahtmised. Õhtu juhtimine, sünnipäevad, juubelid, firmaüritused, jõuluõhtud. Näiteks kui vaja keegi firma tahab lastele, teeme ka üritusi, meil tuleb siin just laste disko. Sina hoolitsed siis peo kõikide lillede eest? Just. Kõige toredamad minu jaoks ongi ehedad lilled, mille pärast meil need peavõrud peas on. Need on alati kordumatud, täiesti ainulaadsed, igaks ürituseks erinevad. Ruumikaunistused, pruudikimbud, lastele olen teinud ka peapaelad, et nemad oleks ka ilusad. Ja ühel õigel peol on kindlasti kohal ka fotograaf, eks ole? Just nii. Vähemalt need peod, mis meie korraldame, me üritame alati siduda niiviisi, et on võimalik tellida ka fotograaf. Et siis kõik need erilised hetked, mida me üritame klientidele luua, saaksid ka jäädvustatud. Kas inimesi vahel häirib ka see natukene, kui fotograaf kogu aeg kõrval klõpsib? Ei ole mitte kunagi sellist muret olnud, pigem vastupidi.
et pulmaisa on vaja vahest appi võtta või õhtujuhti, et fotograaf saaks natukene puhata, sellepärast et inimestele väga meeldib pildistamine ja me korraldame üldjuhul ka erilise fotostoppi, kuhu siis tuleb appi meie florist, dekoraator, kes selle kenasti ära kaunistab. Tänaseks puhuks meil on valmis pandud jõulutuba, mis on üleval korrusel, et teile natukene aimu anda, mida me teeme, aga tõesti see jõulutuba on ainult üks, et üldjuhul kui kuskile peole, nagu me alles käisime näiteks ühel täpilisel peol, korraldasime siis hoopis omaette ruumi lausa. Nagu näha, siis Reti peokorraldusel on olemas koostööleping ka päris jõuluvanaga, kes täiesti juhuslikult juhtus praegu siin külas olema. Nii et kui teil on jõulupidu mõttes, siis te teate ka, kelle poole võib pöörduda. Mina leidsin nüüd ühest toredast kohvikust natukene määrdunud tugitooli. Ja üksiti leidsin ma ka kohe professionaalid, kes tegelevadki pehme mööbli puhastamisega ja me saame näha, kuidas selle tugitooli saab kiiresti puhtaks. Kuidas erineb teie puhastusteenus tavalisest kodupuhastusest? Spetsialistide poolt teostatud puhastus oluliselt kodupuhastusest, sest et kodus te lihtsalt panete keemia diivanile ja esemele pinnale ja pärast hõõrute selle laiali, aga keemiat jääb ikka diivani peal ja ei kaua kuhugile. Olmekeemiavahendid on ka väga agressiivsed ja võivad diivani materjali ära rikkuda. Samuti see peale selle kipuvad nendesse kohtadesse jääma pesuvedeliku jäljed, mis te ise juba kuidagi hakkama ei saa. Ja igal juhul on vaja, tuleb meie kasutada teenus. Kui kaua võtab see puhastus aega? Näiteks kui me räägime tavalisest nurgadiivanist, siis puhastusele keskmisel võtab 1–2 tundi ja vahel sõidame me vajadusel kohale ka 2 või 3 ja siis palju kiiresti saab puhastada ikkagi. Ja kuidas teid tellida saab? Tellimuse võib sisse anda nii telefoni teel kui ta e-posti teel, SMS-iga ja suvilase sotsiaalvõrgu, Viber, WhatsApp, Messenger. Me ise soovitame ikkagi saada oma SM foto e-posti teel ja me vastame oma klientidele 1 tunni jooksul juba. Kas te saate eemaldatud ka väga rasked plekid, nagu näiteks veiniplekid või kohviplekid, teeplekid? Kahtlemata saab ja kõiki neid pleke saab eemaldada praktiliselt igasuguliselt mööblit. Veel me puhastame ka matratseid, koduvaipu ja vaipkatud ja meil on kõige võimsam tehnika kogu üle Eesti vaipade puhastuseks. Ja lisaks mööbli puhastusele samuti akendepesuteenuseid ja kõiki muid puhastusteenuseid. Loodan, et sul oli meiega tore. Mine naudi nüüd edasi seda ilusat sügist ja kohtume siis juba järgmisel nädalal.